Head kuulajad ja vaatajad. Ööl vastu teisipäeva teavitas Kaitsevägi taas õhuohust. Seekord aga mitte enam üksnes idapiiriäärsetel aladel, vaid koguni Harju, Rapla, Pärnu, Ida-Viru, Lääne-Viru, Jõgeva, Põlva, Tartu, Järva, Viljandi, Valga ja Võrumaal. Niisiis anti õhuhäire põhimõtteliselt tervele Eesti mandriosale. Inimestel soovitati püsida siseruumides ja drooni nähes varjuda. Ohu möödumisest teatati alles kella 6 paiku hommikul. Ametlikel andmetel viibis Eesti õhuruumis 10 välisriigi drooni, vähemalt üks neist kukkus ka alla. Tartumaal, Hammaste külas, taaskord vaid paarisaja meetri kaugusel elumajast. Alla kukkunud droone võis olla ka mitu, politsei kontrollib saadud vihjeid. Ühtekokku laekus esimese ööpäeva jooksul koguni 49 drooniteadet. Kaitseväe, PPA ja Päästeameti ühist pressikonverentsi ning järgnenud meediakajastusi jälgides torkas silma karjuv lahknevus ootuspäraste jõuametkondlikult konkreetsete ettekannete ja antud ümarate selgituste vahel. Kaitseväe peastaabi strateegilise kommunikatsiooni ehk tegelikult psühholoogiliste operatsioonide juhataja kolonel Uku Arold rääkis, et Eesti territooriumile kandus mitmeid droone. Luba meilt selleks ei küsitud. Kui paluti kirjeldada droonide lennutrajektoori ja fikseerida, kui sügavale sisemaale droonid jõudsid, udutas Arold, et droonid liikusid, tsiteerin, idast läände, lõunast põhja ja sinna vahepeale. Ja et oli droone, mis lendasid sirgjoones ja oli ka tiirutajaid. Eesti aga jälitas riiki sisenenud droone ning seiras koos liitlastega õhupilti. Kaitsevägi saatis elanikele 3 ohuteavitust vastavalt sellele, millises piirkonnas hakkas oht realiseeruma. Kusjuures esimene ohuteavitus läks välja juba enne droonide Eesti õhuruumi jõudmist. Arold selgitas, et ohuteavitus antakse välja juhtudel, kui oht on reaalne ehk kui küsimuse all on Eesti inimeste elu ja tervis. Ka Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets rõhutas, et kõiki juhiseid ja märguandeid tuleb inimestel võtta täie tõsidusega. Seega teavad pädevad asutused väga hästi, et oht oli tõepoolest reaalne. Ometi ei tehtud selle kõrvaldamiseks mitte midagi. Üheaegselt hirmutades ja rahustades mängiti Eesti inimeste eludega. Niisiis hoiti asjade käigul silm peal juba siis, kui esimene drooniparv jäi välisriigi territooriumil meie radaripildile. Oleks muidugi huvitav teada seda geograafilist punkti, aga lootus niisugust informatsiooni saada on nullilähedane, sest kõik olulised küsimused jäetakse sisuliselt vastamata. Pangem aga tähele, et pärast Eesti õhuruumi sisenemist droone ei hävitatud, vaid neid jälitati. Antud kontekstis tähendab see, et droonide lendu saadeti. Kuna ühel hetkel otsustati ikkagi väljastada laialdane ohuteavitus, siis eelnevalt osutatud selgitustest järelduvalt oli oht reaalne, ehk küsimuse all oli Eesti inimeste elu ja tervis. Kuigi tegemist oli Eestiga kooskõlastamata lahingulennuga, öeldi ju, et Eesti käest luba ei küsitud ja oht Eesti inimeste elule ja tervisele oli reaalne, Eesti kaitsejõud ega liitlased ohu neutraliseerimiseks samme ei astunud. Liitlaste hävitajad tuvastasid ja teatud juhtudel isegi nägid droone ning laskmisvõimalus oli olemas, kuid vastavat käsku lihtsalt ei tulnud. Aroldi selgituste kohaselt said määravaks 2 kaalutluskohta. Esmalt otstarbekus, ehk lendavad ise ära. Ja teiseks ohutus, sest me elame ikkagi ju rahuajal. Arold võttis isegi naljatada, et tegemist oli nii-öelda fotojahiga. Üldse olnud öössel taevas tihe liiklus ja üksikjuhtumeid Kaitsevägi ei kommenteeri. Kui lähtuda Aroldi avaldatust, et droonid liikusid idast läände ja et need sisenesid Eesti õhuruumi Venemaalt, siis tekib muidugi küsimus, mille põhjal teati, et tegemist ei ole Eestit ründavate vaenulike droonidega. Teadaolevalt puudutas ohuhäire 13 maakonda, hävitajad olid üleval mitu tundi ja kõik oli kontrolli all. Kuidas aga mõista, et droonid lendasid ka lõunast põhja ja sinna vahepeale? Et kaarmarsruuti suudavad sooritada vaid Ukraina, mitte aga Venemaa droonid. Mis eriti kõnekas, Arold selgitas koolipapalikult, et NATO artikkel 5 käivitamine on poliitiline küsimus. See tähendab, et artikliga 5 ette nähtud protsessid käivitatakse vaid juhul, kui riik end iseseisvalt kaitsta ei suuda ja palub abi. Aga vaadeldavate intsidentide puhul polevat sellist olukorda ette näha, küllap saame hakkama. Sest Ukraina ei ole ju vaenlane ja tegu pole sihiliku rünnakuga. Kui aga siiski peaks keegi hukkuma, siis, tsiteerin, sellisel traagilisel juhul jätkab Eesti oma riigi kaitsmist.
Mida iganes see siis ka ei tähenda, teadmises, et kõigi märkide kohaselt saadeti droone teadlikult, sekkumata, soovimata vähimalgi määral parve arvukust kärpida. Ja tehti seda taas, nagu selgus, oma inimeste elu ohtu panemise hinnaga. Sest Ukraina sõjaliste huvide toetamist peetakse olulisemaks kui Eesti inimeste elude kaitsmist. Udutamine muidugi jätkus. Saime teada, et Eesti territooriumil tuvastatud või oletatavate droonide arv jääb alla 10. Niimoodi võiks vanaemale vastata autoaknast metsi kui märganud laps, mitte ka rahvale kui kõrgema võimu kandjale julgeolekuohtudest raporteeriv vanemohvitser. Mis puudutab sisselendude ulatust ja sügavust, siis Haroldi sõnul käisid häires välja toodud maakondades droonid sees või olid neisse kohe sisse jõudmas. Rahustavalt peaks mõjuma Kaitseväe selgitus, mille kohaselt pole tõendeid, et keegi oleks tahtlikult Raplamaale või Pärnumaale sisse lennanud. Taas, maakondadest lendas üle drooniparv või koguni mitmed drooniparved, mis tõttu andi ohuhäiret, aga ohtu, nagu meil öeldakse, ei olnud. Karjuv loogiline vastuolu, kas pole? Selle teema tapmiseks või siis peenemalt väljendades jääkeldrisse suunamiseks lõimis Harold narratiivikese Eesti plaanidest ehitada välja kihiline õhukaitse. Ja muidugi oli taas vaja rõhutada, et sellist kaitsekuplit, kus miski läbi ei tule, pole veel leiutatud. See muidugi oli klassikaline gaslighting ehk manipuleeritavates oma reaalsustaju suhtes kahtluste tekitamine. Antud juhul pole ju probleem selles, et meie miljardikaitses tuldi läbi, vaid selles, et me ju ei kaitsnudki. Ehk droonid mitte ei tulnud läbi, vaid me lasime droonidel sihilikult läbi lennata. Tõsi, üksikute eranditega, sest mõned, vähemalt üks, kukkusid alla. Pärast Auvere Korstna intsidenti vormistas Kaitseväe juhataja Andrus Merilo sõnumi, et rahuajal on piiriäärse taristu kaitsmine eskalatsiooniohu tõttu keeruline ja riskantne. Ühtlasi, et sõjaajal jääme Auverest nii ehk naa ilma. Ükskõik kui palju me selliste objektide turvamiseks ka ei kuluta. Ehk siis endiselt kordame teesi sõdimisest alates esimesest meetrist, aga tegelikkuses, kui meenutada ka Meriloot varasemat väljaütlemist, oleme juba ette maha kandnud mitte ainult esmatähtsad kriitilised taristu objektid, vaid terved territooriumid. Enamgi veel, me õhime need taganedes ise. Ja muidugi tuleb kellelgi ka rahvas kuidagi ja kusagile evakueerida. Kuidas ja kuhu, see on paraku teadmata. Üldiselt on see üks ebameeldiv ja tüütu teema, millest ei taheta eriti rääkida. Ka kaitseminister Hanno Pevkuri selgitused tekitavad üha enam küsimusi. Mõne päeva eest raius ta Vilja Kiislerile antud intervjuus, et Kaitseväe üksused on väljas ja kui nende tulesektorisse siseneb mõni lendav objekt, siis ei vaadata õigusruumi, vaid võetakse see lihtsalt maha. Ja alles siis hakkavad juristid vaatama, kas oli ka mingi õiguslik raam olemas või mitte. See on ju täiesti vastutustundetu asjaajamine. Meist jõuab jumal teab, kui palju droone selle ajaga üle käia. Teate, ma võin teile kinnituse või päris kindlalt kinnitada, et kui meie Kaitseväe üksused on väljas ja nad on praegu väljas, meie valvsusmeetmed on päris mõnda aega juba olnud rakendatud. Ja kui nende nii-öelda tulesektorisse tuleb mõni tundmatu lendav objekt, siis me ei vaata sellel hetkel õigusruumi, vaid me võtame ta maha. Kuidas päev hiljem päriselt asjad käisid, sellest juba rääkisime. Muidugi oli ka Pevkur sunnitud viimaks möönma, et hävitajatega droonide püüdmine ei toimi. Nägime seda ju Soomeski toimunu näitel. Aga vähemalt seirevõimekused olevat meil üha paremad. Nimelt praalis Pevkur, et oleme sõlminud 80 miljoni ulatuses uusi tuvastusvõime parandamisele suunatud lepinguid. Tähelepanuta jäi aga asjaolu, et esiteks on need vaid lepingud, mitte ka meie käsutuses olevad ja reaalselt kasutatavad võimekused. Teiseks räägime seirest, mitte füüsilise ohuallika neutraliseerimisest või hävitamisest. Kui Merilo ütles, et sõjaolukorras kaotaksime Auvere elektrijaama kindlasti, siis viitas ta ühelt poolt sellele, et rahuaja regulatsioonid ei luba droone alla lasta. Ent teisalt andis ta ka mõista, et meie võimekus seda teha pole kaugeltki piisav. Nii oligi Pevkur sunnitud tunnistama, et Kaitseministeerium on juba mõnda aega koos Kaitseväega õigusruumi muudatusi kirjutanud, aga jah, jõustunud seaduslikku alust rahuaegseks sõjaliseks droonitõrjeks meil tegelikult siiani pole. Nii näemegi, kuidas inimestele korrutatakse juba 5. aastat, et oleme sõjas, aga tegelikkuses kestab õnnis rahu edasi nii Žiki Stenbocki majas kui ka Sulnil Sakala tänaval. Aga mis siis, kui Venemaa poolt hakkab Narva peale droone tulema? Pevkur teab,
Siis on Venemaa alustanud sõda Eesti vastu ja käivitub NATO lepingu artikkel 5. Siis olevad reeglid sootuks teistsugused. Siis käivitub artikkel 5, NATO kollektiivkaitsemehhanism ja loomulikult siis on hoopis teistsugused reeglid. Oot, stopp. Valitsus, Kaitsevägi ja PPA ju kinnitavadki meile just nimelt seda, et möödunud öödel saabusid droonid Venemaalt. Kas me tõepoolest teadsime juba ette, mis droonid ja missugustel põhjustel Venemaalt meie õhuruumi saabusid? Kas Auvere Korstent tabanud drooni puhul oli tõepoolest juba ette teada, et tegemist on sõbraliku uitajaga? Lendas väidetavalt ju seegi idast läände. Üldiselt on tunda, et Pevkur ministrina hakkab ära väsima. Ju on siin oma roll ka mitteootuspäraselt päädinud soojamaareisil, aga hõõruda avalikkusele ennast upitavalt nina alla, et me teeme iga päev päris palju selle nimel, et Eesti inimesed saaksid rahulikult magada, on äärmiselt mage. Olukorda ei paranda ka dotseeriv sõrmeviibutus, et olgu see meelde tuletatud, et oleme ühiselt otsustanud, et paneme riigikaitsesse 5% SKT-st ja veelgi rohkem. Vaevalt tasub oodata Pevkuri jõudmist moraalsesse kriisi, aga ideeline kollaps on juba nähtavalt kohal. Mida tehakse kohe praegu selleks, et järgmine kord keegi surmavalt vigastada ei saaks? Teate, me teeme iga päev selle nimel, et Eesti inimesed saaksid rahulikult magada. Päris palju. Me oleme otsustanud ühiselt, et me paneme 5% ja enam riigikaitsesse. Me oleme otsustanud tõsta õhukaitse väga prioriteetseks valdkonnaks. Me oleme otsustanud muuta õigusruumi. Me oleme loomulikult suhtluses ka Ukraina kolleegidega, et nad peavad mõistma seda, et need kaasuvad kahjud ei saa ulatuda Eesti territooriumile, just et õhuruum on ikkagi meie õhuruum. Nii et me teeme iga päev selle nimel päris palju, et muuhulgas Vilja Kiisler saaks siin stuudios teha rahulikult intervjuusid. Vahepeal jätkuvad aga jõuametid erinevad valvsustegevused ning maastikul liiguvad kaitseväelased ja kaitsepolitseiameti esindajad. Siinkohal on tähelepanuväärne, et kaitsejõud paluvad antud liikumiste kohta mitte sotsiaalmeedias infot jagada. Samuti palutakse mitte jagada infot allekukkunud droonide kohta. Omapoolset tuge selle sõnumi võimendamiseks pakub ka Postimees, mis moraliseerib oma juhtkirjas. Tsiteerin. Droonist tehtud pilte või videot ei maksa sotsiaalmeedias jagada, et mitte ahvatleda uudishimulikke. Paraku on juba liikvel aknas tehtud videoid õistest tänavatest, helitaustaks pimedusest kostev madal droonipõrin. Ka sellest peaks hoiduma. Esiteks pole põhjust asjata ärevust tekitada, aga mis ilmselt veelgi olulisem, postitaja asukohta teades või video geolokaliseerimise teel on üsna täpselt võimalik tuvastada, kus droonid täpselt lendasid. Avalikult postitatud videod on kättesaadavad ka vastasele, kes võivad selle põhjal tuvastada nii hästi drooni tüübi kui ka selle lähetamise võimaliku allika. See võib osutuda oluliseks luureinfoks, mida Ukraina vastu kasutada. Võiks öeldada, et ajakirjandus väljaandena püüab Postimees ise tõde välja selgitada. Aga ei, kus sa sellega? Vastupidi, Postimees manitseb ka kodanikke mitte seda tegema. Ehk siis marss tuppa, kardinad ette ja padi pea peale. Peaasi on mitte Putinile kaarte kätte mängida. Droonide lennu- ja kukkumistrajektoorid ning droonide tüpaažid on ilmselgelt hell teema. Kerge, vaid mõnesaja kilomeetrise lennuraadiusega lühimadroon teadagi Ukrainast Harjumaale ei lennanud. Aga pahased ja hirmunud ei ole mitte ainult oma inimesed, vaid mängu jälgib teraselt ka Moskva. Nii teataski Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov, et kui Eesti õhuruum antakse kasutusse vaenuliku terroristliku tegevuse läbiviimiseks Venemaa Föderatsiooni vastu, kohustab see Venemaad tegema vastavad järeldused ja võtma kasutusele vastavad meetmed. Peskovi sõnul jälgivad ja analüüsivad Vene sõjaväelased olukorda tähelepanelikult ning teevad kohaseid ettepanekuid. Kui Eesti või teised naaberriigid ei suuda tagada oma õhuruumi või territooriumi puutumatust ja võimaldavad selle kaudu kolmandal osapoolel viia ellu Venemaa vastu suunatud sõjategevust, võib Venemaa mingil hetkel olla sunnitud astuma samme oma riikliku julgeoleku tagamiseks. See kõlab kõike muud kui hästi, aga samas ei saa pidada niisugust reaktsiooni üllatuslikuks. Kusjuures sellisel juhul tekiks väga tõsine küsimus, kas üleüldse oleks tegu NATO lepingu artikli 5 järgse olukorraga, kui Venemaa mitte ei ründaks Eestit, vaid teostaks enesekaitset, asudes teda ründavaid droone Eesti õhuruumis alla tooma ja muid vastumeetmeid rakendama. Kardetavasti mitte. Sest kui me ise võimaldame Venemaa ründamist meie territooriumi kaudu, siis ei saa ju öelda, et Venemaa astus meie vastu sõtta. Sõtta astusime sellisel juhul ikka meie ise. Miks peaks aga NATO riigid meid kaitsma, kui oleme otsustanud ise sõtta astuda?
Ei peagi. Ja kõigi eelduste kohaselt ei kaitsegi. Nii et see mäng, mida me kaasa mängime, asetab meid väga täbarasse olukorda. Imestada pole aga millegi üle, sest ellu viiakse agendat, mis polegi mõeldud teenima meie rahva ja riigi parimaid huve. Varem või hiljem lõpeb see väga-väga kurvalt. Siseminister Igor Taro võttis aga heitunud inimesi hurjutada, öeldes, et kui keegi nuriseb ohuteavituse ja peletatud une pärast, siis mõelgu end Ukrainasse. Just. Kui kellelegi teeb muret pööraselt tõusvate hindadega käsikäes keriv töötus ja asjaolu, et lastele pole enam toitu lauale panna, siis mõelgu end Lõuna-Sudaani ja häbenegu. Inimesed tänamatud ei mõista, et riik on nende vastu ehk liigagi helde olnud. Kas ütlesime juba 2022. aasta veebruaris, et Ukraina sõda on ka meie sõda? Jah, ütlesime. Kas riputasime oma ametiasutuste hoonete fassaadidele, veebilehtede avakülgedele ja jõuametnike käistele Ukraina lipud, mis ripuvad seal siiani? Jah, riputasime. Kas rääkisime avalikult, et sellest poleks midagi halba, kui Venemaa lagunataks mitmeks väiksemaks osaks? Jah, sedagi sai öeldud. Kas rääkisime Venemaa tükkideks rebimisest, põlvili surumisest, ennetavatest löökidest ja Peterburi Iisaku katedraali ründamisega hullu panemisest? Nojah, sedagi ei saa eitada. Oleme rääkinud kõigest sellest ja väga paljust enamastki. Mitte ainult rohujuure tasandil sotsiaalmeedias, vaid suurte meediamajade, arvamusliidrite ning isegi ministrite, valitsusjuhi ja presidendi tasemelt. Praegugi räägime pingeaktiivsest kasvatamisest ja ühtlasi rõhutame järjekindlalt, et Venemaal ei tohi lasta lõigata kasu Lähis-Ida sõjategevuse tõttu maailmaturul kerkivatest naftahindadest, mis tõttu tuleb minna edasi sanktsioonisurvega, piirata Vene energiakandjate importi Euroopa Liitu ja jätkata igakülgset toetust Ukrainale. Isegi kui tegime läbimõtlemata halba nalja, on Ust-Luuga võimsa ja ilusa lõkkevalguses Venemaal seda väga raske naljana käsitleda. Eriti, kui arvestada üha kasvavas tempos Eesti õhupiiri lõikavaid Ukraina ründedroone. Ka Kaitseväe peastaabi endine ülem, kindralmajor Veiko Vello Palm on veendunud, et kindlasti ei tohi käsi laiutades leppida Eesti õhuruumi sisenevate ja siin plahvatavate droonidega kui uue reaalsusega. Jah, tõsi, seni on eestlastel läinud õnneks, 150 kilogrammi lõhkainet ei ole veel kellegi elutuppa lennanud. Ja Palm on kindel, et peaminister ja kaitseminister, saati siis veel kaitseväe esindajad, ei saa ju oma rahvale valetada. See tähendab, et kui kõik nimetatud kinnitavad, et ohtu pole, kõik on kontrolli all ja korras, ju siis niimoodi ongi. Järgmine kord, kui saame ohuhoiatuse, millega meid manitsetakse siseruumides püsima, on hea teada, et kuigi oleme juba 5. aastat sõjas, ei ole Eesti Ukraina ja siin kukuvad sõbralikud droonid elumajadest eemale. Nagu heas Ameerika filmis. Sest oma rahvale ju ei valetata. Pole kunagi valetatud, ei valetata nüüd ega valetata ka edaspidi. Sisendades seda endale piisav arvu kordi tekib ehk kindlam tunne ja hakkab kergem. Vahest tõuseb isegi kaitse või koguni maksutahe. Молодой человек, мы узкие, не обманываем друг друга. Mida rohkem saame meedia vahendusel Eesti kaudu ellu viidavatest Ukraina droonioperatsioonidest lugeda, seda rohkem küsimusi paraku tekib. Kui näiteks Ukraina välisminister Andrei Zbycha teatab, et tsiteerin, võime teile kinnitada, et me pole kunagi, mitte kunagi suunanud oma droone nende riikide suunas, siis paraku see pinget maha ei võta, sest nagu teame, peitub saatan sageli olulistes detailides. Loomulikult saab Ukraina välisminister rahumeeli väita, et tema riik ei ole suunanud droone meie suunas. See tähendab soovinud meid rünnata. Rünnatakse Venemaad. Eesti on vaid episoodiliselt kaasnev kannataja. Võimalik, et ka ründe kaasosaline, aga seda Delfi reporter ilmselt argu ei küsinud. Teadagi, pole vaja Putinile kaarte kätte mängida. Kui aga Ukraina välisminister ütleb oma avalduses, et luureandmete järgi suunab Venemaa Ukraina droone tahtlikult, siis tuleb seda ka nii võtta. Venemaa mitte ei aja Ukraina droone hulluks, vaid võtab juhtimise üle ja suunab neid. Järelikult ei olnud Ukraina ründeplaani osaks droonide Eestisse lennutamine, küll aga oli loodud tingimuste ärakasutamine osaks Venemaa vastavast plaanist. See aga tähendab, et hoopis Venemaa ründas Eestit ülevõetud Ukraina droonidega. Meie seirasime ja saatsime. Nüüd otsime alla kukkunud masinate tükke, salastame protsessi ja tulemusi ning teeme jääkeldri PR-i. Põnev mäng see strateegiline kommunikatsioon. Kas pole?
Lõpetuseks peaksime aga küsima, kuidas saab viimase nädala sündmuste taustal jätkata ametis meie valitsus, mis on rääkinud aastaid, et Eesti on kindlates kätes ja et meie julgeolek pole kunagi olnud nii hästi tagatud kui täna. Ilma nende sündmustetagi on ju valitsuse reiting olnud pikemat aega 12–15% kandis, ehk kodanike usaldus on ülimalt napp. Aga kui faktiliselt nähtub, et reaalselt ei suudeta Eesti inimesi kaitsta isegi võrrimootoriga droonide eest või ei tahetagi seda teha, siis ei saa enam rääkida minimaalsestki usaldusest ja seda ei muuda ükskõik kui suur kogus suhtekorraldust. Reaalselt paljastub hoopis tõsiasi, et rahvalt kokku riisutud 100 miljonid ja miljardid pole meie julgeolekut grammi võrdki kasvatanud. Vastupidi, selle valitsuse edendatav poliitika tüürib meid ettenähtavalt sõtta. Kusjuures ei saa välistada, et see ongi eesmärk. Nagu olen varemgi osutanud, võimaldaks sõjaseisukorra väljakuulutamine valimised ära jätta ja valitsusel end teadmata ajaks võimul istutada, nagu Zelenski on seda teinud Ukrainas. Teatavasti sätestab põhiseadus paragrahvis 131 selgesõnaliselt, et erakorralise või sõjaseisukorra ajal ei valita Riigikogu, Vabariigi presidenti ega kohalike omavalitsuste esinduskogusid, ega ka lõpetada nende volitusi. Vaevalt saab keegi eitada, et pärast viimase nädala sündmusi oleme sellise stsenaariumi teostumisele kahetsusväärselt lähedal. Tänaseks aga tänan teid kuulamast, vaatamast ja kaasa mõtlemast. Kui peate vajalikuks minu välis- ja julgeolekupoliitika kommentaaride projektile omalt poolt kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate minu kodulehelt aadressiga varrovooglaid.ee. Kindlasti on tänuväärne, kui liitute minu YouTube'i kanaliga ja kui jagate seda kommentaari oma sõprade ja tuttavatega. Kuulmiseni!